Tere õhtust, armas Paide rahvas! Mul on suur au teiega täna jagada mõned mõtted. Ja ma olen viimasel ajal mõelnud natukene ebavõrdsusest ja kuidas me võiksime sellele probleemile ühtsemalt läheneda. Ja kõigepealt tahaks tänada ühte varasemat kõnelejat siin, Indrek Neiveltit, kes pisut avas selle teema seoses tarbimisest sõltuvast majanduskasvust. Et oleme väga suurt tähelepanu juhtinud majanduskasvule, mis nõuab pidevalt suuremat tarbimist ja et me tarbiks üha rohkem. Ja see on viinud meid teatud probleemideni ka tervishoius, mis on tingitud sellest, et inimesed tarbivad rohkem kaloreid, kui nad kulutavad. Ja selle ilmestamiseks on tegelikult palju näiteid. On selline üldine rasvumuse, ülekaalulisuse tõus ühiskonnas. Ja selle üks ekstreemsemaid näiteid on mao vähendusoperatsioonide tõus. Ja kui me vaatasin sellist statistikat, siis viimase aastakümnendi jooksul, kus toimus väga kiire majanduskasv, suurenes ka tohutult maa vähendusoperatsioonide arv. Ja kui me vaatame neid numbreid, siis normaalkaalus inimesel võib olla natukene imelik sellele otsa vaadata ja mõelda, et miks need lihtsalt ei söö siis vähem. Aga kui me vaatame natukene lähemalt nendele küsimustele, siis tekib küsimus, et mis protsessid meil ühiskonnas tegelikult on meid siia toonud. Kui me mõtleme tarbimisele suunatud reklaamid, olgu need söögid, joogid, seksikas välimus, siis seda kõike peetakse väga normaalseks, õigeks ja väga ei analüüsita seda protsessi. Aga samas, kui me räägime näiteks lastest ja noortest ja nende vaimsest õpetusest rääkimine lastele, siis seda peetakse ajupesuks. Ja iga mõttega on loomulikult võimalik minna äärmustesse. Aga miks me ei räägi rohkem vähemalt vaimsetest väärtustest nagu hoolivus, armastus, kaastunne või empaatia, õiglus ja ühtsus? Kas geeniteadus saaks tegelikult meid aidata selles suunas? Ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud geeniuuringud on näidanud, et väga-väga vähestel on üksikuid geenivariante, mis on seotud otseselt mõne tõsisema ainevahetushäirega, mis viib rasvumiseni. Kas massiline ülekaalulisus on üldse geneetiline? Mida need geeniuuringud meile näitavad? Tegelikult ei ole. Need ülekaalulisus on ikkagi tingitud sellest, et süüakse liiga palju ja liigutatakse liiga vähe. Aga kui me uurime piisavalt suure hulga inimeste geeniandmeid, siis leidub ikkagi seoseid igasuguste geenidega, kus iga üksiku geenivariandi mõju on väga väike, ta ei põhjusta rasvumist üksi, aga koos võivad nad siiski seletada päris palju bioloogilisi küsimusi. Ja nendest geeniseostest me näeme, et mõned üksikud on küll seotud ainevahetusega, veidi kiirema ainevahetusega, aga väga suur hulk nendest geenidest on hoopis seotud ajutööga. Enesereguleerimine, impulsi kontroll, kui mul tekib mingisugune ahvatlus, haarata suur magus tassikook paksu või kreemi ja suhkrukihiga, kas ma haaran selle või mitte. Kui ma avan šokolaaditahvli, kas ma suudan sealt süüa ühe väikese tüki ja jätta ülejäänud tahvli järgmiseks päevaks või söön ma kohe terve selle tahvli ära? Kas ma lähen täna jooksma või võtan hoopis ühe krõpsupakki ja istun teleka ette?
Need on kõik meie ajutööga seotud otsused ja osad inimesed on paremini võimelised ahvatlustega toime tulema ja osadel on see keerulisem. Siia juurde tuleb üks teine probleem, mis on sarnase taustaga. Selle probleemi nimi on alkoholi tarbimine. Osad inimesed suudavad kord või 2 nädalas võtta klaasikese veini ja sellega piirduda. Aga samas keskkonnas on teised, kes võtavad ühe, teise, kangema joogi ja lõpuks jäävad sellest sõltuvusse. Ja neil on väga keeruline sellest välja tulla. Minule on seda kõige paremini ilmestanud üks väike tüdruk Tartus. Rongijaama lähedal on tore Vaksali park, kus istuvad onud, keda ma mingi aeg natukene kartsin, läksin ikkagi kaarega mööda. Et on elu jooksul palju alkoholi tarbinud ja on võib-olla natuke ettearvamatud. Aga minule õpetas üks väike 6-7-aastane tüdruk, et nad on tegelikult kellegi isad. 6-aastase tüdrukuna, 7-aastase tüdrukuna ta väga julgelt ja uhkelt teretas neid eesnime pidi. Tšau onu, tšau teine onu. Ja tema isa oli ka üks nendest. Kui ta sai aga umbes 8-aastaseks, siis ta enam neid uhkusega ei teretanud. Ja kui mõned tüdrukud küsisid ta käest, kas üks neist on tema isa, siis ta ei tahtnud sellele küsimusele vastata. Ja väga isegi solvus, kui nad läksid ise ja küsisid selle onu käest, kas ta on tema isa. Sel hetkel ma tundsin, et ma pean oma hirme ületama ja selle onuga jutustama minema, et natukene seda pinget maandada. Ja see aitas vähemalt minul ka näha, et nad on kõik osa meie ühiskonnast. Me oleme kõik siin väga erinevate võimetega, väga erinevate ahvatlustele vastupidamise võimetega ja me peaksime rohkem kokku hoidma ja empaatilisemalt lähenema nendele probleemidele, mis meie ühiskonnas on. Koroonapandeemia on meile täpselt samamoodi õpetanud, et inimesed on väga erineva analüüsivõimega. Osad inimesed suudavad väga hästi analüüsida ja usaldada tõenduspõhist informatsiooni. Kui on läbi viidud 100 000 uuritavatega ohutusuuringud ja näidatud vaktsiinide tõhusust, siis me usaldame neid. Ja kuigi pikaajalisi tulemusi veel ei ole, siis arvestades seda bioloogiat ja neid teadmisi, mis meil on sellel alal, ja võttes arvesse ka koroonaviiruse enda tekitatud kahju, siis tunduvad vaktsineerimise otsused meile mõistlikud. Aga millest ma aru ei saa, on see, et miks me arvame, et me võime naeruvääristada neid, kes ei usalda, kes ei ole veel veendunud, et vaktsineerimine on ohutu. Miks on vaja teha nalju levi, 5G levi või magnetväljade kohta ja naeruvääristada teiste hirme? Ma arvan, et sellised hoiakud ei vii meid edasi, need ei vii meid kokku. Need on vaid 3 näidet sellest, kuidas erineva sotsiaalmajandusliku taustaga inimeste tervis võib olla väga erinev. Kõigil pole võrdsed võimalused nende probleemidega toime tulla ning oma tervise eest hoolt kanda. See väljendub ka statistikas. Tervena elatud aastad on üks väga hea tervishoiu näitaja. Kui kaua on inimesed terved, enne kui nad vajavad regulaarset arstiabi. Põhiharidus või madalama tasemega on tervena elutatud aastad 45,5 aastat. Kõrgharidusega inimestel on see 61 aastat.
Vahe on enam kui 15 aastat tervena elutud aastates. Kas me oleme ühiskonnana midagi valesti teinud? Kas me oleme ebaõnnestunud, oma kodanikke alt vedanud? Arvestades seda, et sünnime väga erinevate geenikomplektidega, väga erinevate võimetega vastu seista ahvatlustele, siis peaksime ühiskonnana võtma palju suuremat vastutust selle eest, et lastel ja noortel oleksid võrdsed võimalused oma tervise hoidmiseks. Tervislik koolitoit, rohkem liikumist. Need on väga olulised alused, millest küll räägitakse palju, aga meil on vaja oluliselt laiemat kaasamist, et see oleks meie kõigi südame asi, et juba varases eas tekiksid kõigil sõltumata vanemate haridustasemest tervisliku elustiili harjumused ja et tööandjad hiljem aitaksid sellest kinni pidada. Ja kui me vaatame seda lähemalt, siis meil võiks olla üks eesmärk, et põhikooli lõpuks on kõikidel lastel ja noortel võimekus hinnata tõenduspõhist informatsiooni. Mis on turvalised elustiili valikud, mis on turvalised tervisevalikud, millised otsused on head ja millised otsused on ebatervislikud. Ja meil on ka oluline, et põhikooli lõpuks või kooli lõpuks oleks tekkinud kõikidel lastel ja noortel tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse harjumused ja arusaam nende olulisusest. Jälle sõltumata vanemate haridustasemest või rahakoti paksusest. Ja selle kõige saavutamiseks on sama oluline ka toetav keskkond. Et laste silmade ees, ümber, igal pool ei oleks kogu aeg ahvatlevad maiustused. Ja üks ehe näide sellest, kus saaks alustada, on koolisöökla ja koolipuhvetid. Meil oli lapsekooli lastevanemate listis väga aktiivne arutelu selle üle ja väga paljud lapsevanemad olid selle poolt, et koolipuhvetis ei ole vaja neid värvilisi suhkrut, keemiat täis maiustusi, isegi mitte saiakesi. Aga siis tuleb üks lapsevanem ja ütleb, et miks on vaja keelata, miks ei võiks need seal olla, et minu laps, kui ta on ükskord näiteks kontrolltöö suurepäraselt sooritanud, tahab ennast premeerida ühe maiustusega, siis oleks see seal tema jaoks kättesaadav. Ja see on täpselt see ebavõrdsus või see toetava keskkonna puudumine, et kas ühe lapse inimõiguse hoidmiseks me peame riski panema kõiki neid teisi lapsi ja neile panema ette need erinevad ahvatlused, millele need siis erineva võimekusega suudavad vastu seista. Miks me ei loo siis paremaid harjumusi ja teeme siis sellest tervislikust snäkist selle toreda preemia, mida laps võiks endale lubada pärast keerulist kontrolltööd. Ma arvan, et need on väga olulised otsused, võttes arvesse seda, et kõigil pole võrdset võimekust ei öelda sellistele ahvatlustele. Ja viimaseks ma tahaksin öelda, et selliste otsuste langetamisel ja selliste küsimuste üle mõtlemisel on äärmiselt oluline kaasata ka noori. Sest tegelikult on noortel väga palju häid mõtteid. Nad on võimelised väga kompleksseid küsimusi ja ebavõrdsusi, ebaõiglusi väga kiiresti tabama. Ja me peaksime rohkem neid kaasama, et nad oleksid aktiivsed muutuste elluviijad, et nad tunneksid, et neid võetakse tõsiselt, kasvis väiksed pingutused oma kogukonnas või osana globaalsetes ettevõtmistes. Aitäh!